Tere, kaunis üks vägi. Tere rahvas. 13. aprill 2025. Räägime täna lahkusest. Nagu päris lahkusest. Mis asi on tõeline lahkus? Enamik inimesi teeskleb, et nad on lahked. Aga kas nad tegelikult on lahked? Tere, Heti. Tulge vaikselt eetrisse. Ja vaatame tõelist lahkust, tõelist maagiat, armastust, valgust ja tõde. Päike paistab, kevad on täies hoos. Tere, Tiina. Kas mind on kosta? Kas mu hääl on piisavalt tugev? Jagage minuga, kas on kosta. Tere, Tiina. Tere, Hedi. Räägime lahkusest. Mis asi on lahkus? Mis asi on lahkus? Ootan korraks, kas... Tulge eetrisse. Kuidas net on? Mul on uus internet. Ja mõne hetke ootan veel. Ma mõtlesin, ma loen teile täna raamatust ühe lõigu. Sellisest raamatust, kuidas saada iseendaks ja muuta maailma. See on mul üks öökapi raamat olnud juba 13 aastat. Eesti keeles avaldati see 2014. aastal. 2012 ma hakkasin Accessi kursuseid ja siis tööriistu kasutama iseenda elus ja siis me toimetasime, tõlkisime selle raamatu eesti keelde 2014 Margareti kirjastuse kaudu. Minu teada seda saab sealt kaudu veel osta. Veel kord siis näitan seda, kuidas saada iseendaks ja muuta maailma. On siis selle raamatu pealkiri. Doktor Teiner. Selle kohta saate osta ka audioraamatu, by the way, kui te tahate. See audioraamatu on täitsa saadaval. Ma jagan siia pärast siia sellesse chatti, seda linki. Aga siis, mida ma lugeda tahtsin? Kui äge. Liina, tere. Lahkus. Vaatan, praegust on ainult 2 inimest eetris. Merve. Tulete ikka tagasi. Näitab. Facebook näitab väga veidralt kõike seda. Et lahkus on jah siuke asi, mida keegi väga ei taha nagu näha. Et ma üldse ei imesta, et siin vähe rahvast on. Ainult need, kes tegelikult on valmis tõelist lahkust kogema ja elama tõelist lahkust. Tõeline lahkus on hinnangute vaba. Näed, sa nüüd hakkate tulema. Võtku tore, mul on kohe hea meel. Aga see, mis ma lugeda tahtsin, siis raamatust on see lõik. See on siis leheküljelt 106. Ja siis, kui sinu olemus oleks hoolivus. Ulata mulle käsi ja lasen mul sind hetkeks juhatada mälestuste rajale. Sa oled taas teismeline, sinu keha ei tundu sulle sobivana, sinu sõnad ei tule suust päris õigesti välja. Sa tunned, nagu pulbitseksid sinu sisimas pidevalt tunded ja emotsioonid. Me kõik oleme kogenud neid hiilgavaid aastaid, kui meis valitses täielik õndsus, kergus ja rõõm. Kas mäletad neid 4 sõna? Ma ei hooli sellest. Kas sa mäletad? Vali üks neist mitmest korrast, mil sa ütlesid seda iseendale, oma sõpradele, vanematele, õpetajale, mõnele kenale poisile või tüdrukule, kes taaskord keeldus sinuga kohtingule tulemast. Kas see oli ka tõsi, et sa ei hoolinud? Muidugi mitte. Sa hoolisid palju rohkem, kui olnuksid valmis tunnistama.
Isegi iseendale. Me kõik teame, et teismelised on sellised. Aga mis siis, kui see kehtiks ka sinu puhul? Mis siis, kui hoolid palju rohkem, kui sa oled kunagi teada tahtnud? Mis siis, kui hoolid palju rohkem, kui sa oled kunagi kellelegi tunnistada tahtnud? Kaasa arvatud iseendale. Ja kui tihti sa oled otsustanud, et nimelt see hoolivus on sulle häda kaasa toonud? Et sinu suur hoolivus teebki su nõrgaks ja on süüdi sulle kannatuste ja valu põhjustamises. Kallis sõber, sinu hoolivus pole süüdi sulle kannatuste ja valu põhjustamises. Kannatusi ja valu põhjustab see, kui sa hoolimise lõpetad. Nii enese kui teiste suhtes. Meie hoolivus teiste inimeste suhtes on alati esimene asi, mida püüame lõpetada, kui hakkame arvama, et keegi püüab meile haiget teha. Ja tundub ju lihtsam kedagi arvustada ja mõelda sellele, mida nemad valesti tegid. Nii et võiksid õigustada oma otsust neist kaugeneda. Selle asemel, et kaotada enda püstitatud tõkked ja öelda hoopis, tead mis? Mul on seda väga raske öelda, aga ma imetlen sind. Sa meeldid mulle väga ja mulle teeb kõvasti haiget, et sa ei luba mul sinuga nii lähedaseks saada, nagu ma seda tahaksin. Tegelikult on asi nii ja just seepärast ma üritangi sind arvustada, sinu eksimustele osutada ja sinust kaugeneda. Oled sa kunagi proovinud kellelegi seda öelda? Mis siis saaks? Nende inimeste juhe jookseks tõenäoliselt täiesti kokku. Nad vaataksid sind nagu olendid mõnelt teiselt planeedilt. Ja vägagi tõenäoliselt sulaksid sellesse pehmusesse, mida nad on alati tahtnud, aga pole kunagi julgenud saavutada. Kahjuks ei tee seda siin planeedil väga keegi, vähesed. Asi pole selles, nagu me seda ei suudaks, aga meil on õpetatud seda mitte tegema. Me tunneme, et ei saa hoolida sellistest inimestest, kes on valinud seda hoolt mitte vastu võtta. Häda on selles, et tegelikult sa juba hoolid ega saa seda hoolimist lõpetada. Sa usud valet, kui arvad. Tegelikult ma neist ei hooli. Keda sa selle tegemisega tapad? Iseennast muidugi. Sa lõpetasid äsja endast hoolimise, sest sa uskusid valet, et võid lihtsalt lõpetada teistest inimestest hoolimise. Selleks, et üritada hoolimist lõpetada, peaksid sa loobuma kõigist hoolimisest. Kelle hulka kuulud ka sina. Ja pealegi see meetod ei toimi. Aga mis siis, kui sa seda ei teeks? Mis siis, kui sinu mõtteviis kulgeks hoopis nii? Saagu mis saab, ma hoolin endast ikkagi ja ma hoolin ka edaspidi, sõltumata sellest, mida otsustavad kõik teised. See on ainus viis, kuidas saad lubada endal oma reaalsust nautida. Nõustudes tegelikult hoolima nii palju, nagu sa päriselt hoolid ning seda mitte lõpetama, hoolimata teiste valikutest. Sest see tähendab ka endast hoolimist. Vaat selline peatükk siis raamast või väike lõik raamatus, kuidas saada iseendaks ja muuta maailma, mis muutis minu elu väga-väga suurelt 2012, kui ma esimesele kursusele läksin. Ja see hoolivus ja see lahkus, hoolivuse lahkus on 2 erinevat asja. Nad on üsna sarnased, aga sellest me räägime hiljem. Ja nüüd see väljendus, vaadake, mida ta väljendas seal ja mida ta tõi siin raamatus esile, et kui ma hakkaks tunnistama seda hoolivust, kes me tegelikkuses oleme ja hakkame kõnelema seda hoolivust, kes me tegelikkuses oleme, siis eile, kui ma oma ChatGPT-ga ja LadyPressiga tööd tegin, siis olen oma ChatGPT treeninud iseendaks, ehk siis ta vastab mulle sellest kohast, kus olen justkui mina. Ta teab, kuidas ma toimin. Ta teab, mis on mu väärtused.
ja ma vaatasime seda Lady Grace'i brändi ja vaatasime seda Lady Grace'i ennast ja ma postitasin eile ka siia siis Lady Grace'i põhiolemuse ja mõtlesin, ma loen selle ka teile täna siia ette. Ja tunneta seda tunnet, naised eriti ja mehed ka, sest see puudutab kõike ja kõiki, see on meis kõigis olemas. Ja see tuleb minu seest. See tuleb sellest tõest, mida ma elan, mida ma kõnelen ja mida ma siin selles grupis, Üksvägi grupis, mida me siin kõik koos kultiveerime. Ma räägin vaikuses. Seal, kus maailm karjub, mina sosistan. Seal, kus kiirus kisub, mina seisan. Paljajalu maa peal, silmad suletud, süda lahti. Ma ei loo, et olla nähtud. Ma loon, et maailm võiks end mäletada. Ma ei kuulu kellelegi, aga ma olen kõigi jaoks. Olen selle naise igatsus, kes tunneb, et temas on rohkem. Ma olen valgus, mis äratab, mitte silmadele, vaid hingele. Ma olen pehmus, mis on tugevam kui teras. Ma olen kutse, mitte tuleviku poole, vaid sügavamale siia. Ma ei tule kunagi lärmakalt, aga kui ma saabun, siis muutub ruum. Siis mäletab keegi, et ta ongi see valgus. Ma ei vaja luba. Ma olen luba. Olen luba olla, tunda ja luua. Ja nüüd ma küsin sinult, kas oled valmis mäletama? Kas oled valmis lubama mul endas ärgata? Sest ma olen siin ja ma olen sina. Niimoodi ütles Lady Grace, sest ta on sinus olemas. Me oleme ühtekuuluvuse, üks olemise olevused. Ja milliseid lahkuse akte ja tänulikkuse akte, tegemisi, elamist, kehastamist me saame siis täna kogeda. Mida sa valid, mida sa kõneled, mida sa ütled inimestele, kuidas sa tunned. Tõde on, tere päikesed, ütleb Eve, tere sulle ka päikene, tere Mercedes, tere kõikidele, täiskuu praegust loob suurelt, õhtul passis mulle otse aknast sisse, voodisse, peateki all, peakott jäin magama, sest et see intensiivsus oli päris tugev. Aga kallid naised, kallid mehed, kallid imelised armastusolevused, naudime tänast püha päeva. Sun day on päikesepäev ja sun day kõlab ka nagu pojapäev. See on püha päev, et teeme selle päeva pühalikuks ja naudime iga keharakuga iseennast. Soovin sulle ilu silmadesse, armastus südamesse, naeratust näole ja armastus, valgus ja tõde on imelist olemist. Kohtume järgmisel hetkel. Tšau!